tahtsin tänada Jeesust meie ülistustiimi eest. Jalad siiamaani värisevad. Aga armu ja rahu ja halastust. Loeme Efeslaste kirjast 2. peatükist 3. salmi. Kelle seas ka meie kõik varem käisime oma lihalikes himudes, tehes liha ja mõtete tahtmist mööda ning me olime loomu poolest vihalapsed nagu teisedki. Ja ma olen Jumala laps ja enam veel, me kõik oleme Jumala lapsed, vennad ja õed Jeesuses Kristuses. Millega siis Jumala vaim mind see nädal noomida tahtis? Ta andis mulle mõista, et ma käin ikkagi vahel mõtete tahtmist mööda. Mis ma sellega öelda tahan? Küsisin ja sain vastuse. Ikka seesama aastaringne. Meil oli Black Friday ja mis on ka eelnevatel aastatel koos jõuludega mulle alati raskelt mõjunud, eriti rahakotile. Ja iga aasta ma luban igat moodi vastu seista nendele ahvatlustele. Seekord samuti olin tublidust ja usku täis. Kinnitasin, et mul on kõik olemas, mind on Jumal varustanud kõige vajalikuga ja siis ma ostsin köögimasina. Vabandasin ennast sellega, et see oli –50 ja mul oli patuselt nii hea meel, et ma selle sain. Et hullult hea ost, aga tegelikult pühavaim näitas mulle, et ma ikkagi langesin oma himude lõksu. Ja masin on hea, töötab hästi, aga kas ma oleks ilma selle masinata ka hakkama saanud? Oleks. Kas mul oleks midagi mõistlikumat selle rahaga teha olnud? Oleks. Nii et ma siputasin ennast jälle seal vana konksu küljes ja mõtlesin, et kuidas jälle. Palusin andeks ja Margus muigamisi minu kahetsust kuulas. Siis tuli mul kõrvakõdiks meelde üks piibli apokriivadest Siiraki 26.1, et hea naise mees on õnnelik ja tema päevade arv kasvab 2-kordselt. Tubli naine rõõmustab oma meest ja see veedab oma aastad rahus. Hea naine on hea osa ja antakse sellele, kes issandat kardab. Olgu mees rikas või vaene, tema süda on siis rahul, tema nägu on alati rõõmus. Margus on ikka veel rõõmus. Nii et see on nüüd praegu ehe näide, kuidas Jumala sõna enda kasuks pöörata ja väänata ja minna. Aga tõsiseks saades ja tõsiselt rääkides ja kirjakoha juurde tagasi minna, siis vaatame koos, mis Jumal mulle näitas ja kirja lasi panna. Enamik piiblist sõnadest, mis on tõlgitud nagu himu, tähendavad kirglikku iha. Tugev iha võib olla kas hea või halb, olenevalt iha objektist ja motiivist. Jumal lõi meie inimsüdamed võimega kirglikuks ihaks, et me igatseksime teda ja tema õiglust. Psalm 42 ütleb, otse kui hirv igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal. Mu hing januneb Jumala järele, elava Jumala järele, millal ma tulen ja näen Jumala palet. Ja psalmis 73 annab psalmist teada, kes on mul muu taevas kui sina, sest sinuga koos olles ei meelita mind miski maa peal. Kuigi mu liha lõpeb ja mu süda ka, siiski oled sina, Jumal, mu südame kalju ja mu osa igavesti. Aga tänapäeval seostatakse mõistet iha tavaliselt kirgliku himuga millegi järele, mille Jumal on keelanud. Ja seda sõna peetakse seksuaalse või materialistliku iha sünonoomiks. Jakobuse 1:14-15 annab meile ohjeldamatu iha loomuliku kulgemise tee näite. Pigem on nii, et igaüht kiusab ta enese himu ahvatledes ja peibutades. Kui seejärel himu on viljastunud, toob ta ilmale patu, aga täide viidud patt sünnitab surma. Selle lõigu kohaselt hakkab patune himu kurja ihaga. Kurjuse kiusatus ei ole patt, Jeesust ju ka kiusati. Patt algab siis, kui himu juhib meid eemale sealt, kus meie südamed peaksid olema, Jumala juures. Kui kuri soov end meile sisse smuugeldab, on meil valiku võimalus.
Me võime selle tagasi lükata, nagu Jeesus tegi, ja keskenduda uuesti teele, mille Jumal on meie ette seadnud. Aga teine võimalus on, et me võime hakata seda mõtet ellitama ja selle üle mõtisklema. Nagu keegi kord on öelnud, me ei saa takistada linde meie pea kohal lendamast, aga me ei pea laskma neile meie juustesse pesa teha. Kui kiusatus ahvatleb, peame meeles pidama, et me ei ole abitud. Meil peavad olema relvad valmis meid kaitsma. Me võime valida, kas anda järele või vastu seista. Põhjus, miks kiusatus meid kaasa hakkab vedama, on see, et meid ahvatletakse. See sõna kreeka keeles viitab söödale nagu õngenööril. Kui kala näeb siuglevat ussi, ahvatleb see teda ja ta haarab sellest kinni. Konks on õnge külge pandud, saab ta kinni püütud saagi ära vedada. Kui me kiusatusega kokku puutume, peaksime selle kohe tagasi lükkama, nagu Joosep tegi, kui Potifari naine teda kiusas. Kõhklus avab ukse ahvatlusele. Roomlaste 13.14 ütleb ka, et rõivastuge issanda Jeesuse Kristusega ja ärge tehke ihu eest hoolitsemist, himude rahuldamist. Seda nimetab seda kõhklust liha eest hoolitsemiseks, nagu ettevaatamatu kala haarame ka meie kinni ahvatlevast mõttest, uskudes, et see pakub meile rõõmu ja rahuldust. Me naudime fantaasiat, kujutame ette uusi ja patuseid stsenaariume ning hellitame mõtet, et Jumal pole meile täielikuks õnneks kõike vajalikku andnud. See on sama, kus madu Eevat ahvatles. See on ju üpris rumal isegi välja öelduna. Teine Timoteuse 2 ütleb meile, põgene noorusea himude eest. Põgeneda tähendabki kohe minema joosta. Joosep ei jäänud oma valikuid kaaluma. Ta tundis ära seksuaalse kiusatuse ja jooksis minema. Kui me kõhkleme, hoolitseme liha eest ja anname lihalikule loodusele võimaluse võtta kurja. Tihti oleme selle võimust ülekoormatud ja siis antaksegi alla. Simson oli füüsiliselt tugev mees, kuid ta ei suutnud ihale vastu seista. Järgmine samm kiusatuse allakäigus on Jakobuse peatüki järgi see, et himu sigineb. Himu algab seemnena, mõttena, mis on täis valet iha. Kui laseme iha seemnetel idaneda, tärkavad need millekski suuremaks. Ta kasvatab alla juured ja võimsamaks ja seetõttu juba raskemini välja juuritavaks. Kiusatusest saab patt, kui sellel lastakse idaneda. Himu hakkab elama oma elu ja muutub ihaks. Jeesus tegi selgeks, et iha on patt, isegi kui me sellele füüsiliselt ei reageeri. Meie südamed on Jumala pärusmaa ja kui me laseme kurjusel seal kasvada, siis me rüvetame tema templit. Himust rääkides nägin ma eelmine nädal ühte YouTube'i videot, kus üks väga eakas juudi naine räägis holokaustist ja sellest, kuidas ta väiksena oli koonduslaagris oma emaga. Ema suri, aga ühe teise naise abiga, kes ta eest hoolitsema hakkas, pääses ta sealt laagrist sõja lõppedes eluga välja. Ta rääkis, kuidas seal laagris nälgiti ja kui vähe seal süüa anti. Tihti emad andsid oma viimased palad lastele ja ise surid. Üks see naise öeldud mõte jäi mulle väga hinge. See naine töötas pärast sõda päästearmees, käies paljudes kriisikolletes. Ta nägi palju vaesust ja viletsust, aga ikkagi ta tahtis aidata, sest ta teadis, mis on puudus. Ja ta ütles sellised sõnad, et see enda kogetud nälgimine õpetas teda ära tundma ka teisi inimesi, kes tõeliselt tunnevad. Kes tõeliselt toidu vastu suurt austust ja tänu. Ta on iga suutäie eest tänulik. Niisamuti ka meie esivanemad, vanaemad, vanaisad, kes sõjaga kokku puutusid. Aga need, kes toidu vastu käituvad lugupidamatult, tihti on, et ei sobi serveering, liiga paks leivaviil, sinepit polegi laua peal, vale koostis, seda ma ei söö, jälle seesama toit ja räägivad, et nad on näljas ja kannatama pidanud, siis nad pole saanud toitu oma himude järgi.
Nälginud inimene teab toidu hinda ja ta on selle suhtes lugupidav. Viha on neil inimestel tekkinud selle tõttu, et nad nägid teisi paremat toitu saavad ja kadedus ja himu on teinud oma töö. Reeglina jääb selline suhtumine puuduliku kasvatamatuse tõttu neisse inimestesse ka edaspidi ja laieneb ka teistesse valdkondadesse. Neil pole teiste inimeste vastu kaastunnet ja üldiselt nad tahavad olla saajad, mitte andjad, sest jäävad arusaamisele, et nad on sellise kohtlemise ära teeninud oma raske minevikuga. Ja nad on sisimas väga õnnetud ja rahulolematud. See on päris aus selgitus ja väga õige tähelepanek. Margusega sellest rääkides tuli ka selline seos ja mõte, et kui Jumal katab laua me vastaste eest, 3,5 aastat vist pidi Jumal toitma, ja kui ta iga päev mannat meile pakub, kuidas me suhtume sellesse? Mitu? Jah, aga kuuled, mis juudid ütlesid selle kohta? Nii, valed himud ja ihad vaevavad inimest. 10. käsk keelab himustamise, mis tähendab ihaldamist millegi järele, mis ei ole meie oma. Inimese süda püüab pidevalt enda meele järele olla ja kui ta avastab midagi või kedagi, mis tema arvates teda rahuldab, algab iha ehk himu. Aga alles siis, kui meie südamed on pühendunud Jumala auks, saame ületada pealetükivad himud ja vallutada iha. Kui me alistume Issandale, leiame, et meie vajadused on täidetud suhtes temaga. John Bevere on öelnud, mida suurem on meie Jumalakartus, seda lähemal me Jumalale oleme. Me peame võtma iga mõttevangi Kristuse kuulekuse alla. Me peame lubama Pühal Vaimul hoida meie mõtteid seal, kus ta tahab, et need oleksid. Kasulik on iga päev palvetada psalmi 19:14 sõnade järgi. Olgu sulle meelepärased mu suusõnad ja mu südame mõtlemised, Issand, mu kalju ja lunastaja. Kui meie südamesoov on meeldida Jumalale rohkem kui iseendale, saame me ihad ja imud eemal hoida. Kiidetud olgu Issand ja palvetades palume, et aita meid meie teel, et me ei komistaks ja miski ei saaks meid ahvatleda. Hea Isa, tõmba meid enda poole Jeesuse Kristuse nimel. Amen.